Meeskond minukleeps.ee koosneb endistest klassikaaslastest Martinist ja Ingast. Nende eesmärk on luua süsteem, mis aitaks kadunud asjadel omanikud üles leida. Me pakume kleebitavaid ja trikitavaid nimesilte, mida saab asjadele kleepida ja riietele trikkida. Ja kleepsul on unikaalne kood, mille abil siis saab kaotatud asja leidja asja omanikule tagastada. Süsteem töötab lihtsalt, et kui sina leiad mõne eseme, millel on see kleeps peal, siis suunatakse sind meie kodulehele, sa sisestad selle koodi ja saad enda kontaktandmed omanikule saata. Ja siis omanik võtab juba sinuga ise ühendust ja lepite kokku, kuidas ise tagastada. Mida siiamaani praktika on näidanud? Teil on täiesti need kleebised olemas ja sajad inimesed ka reaalselt kasutavad juba neid. Et kelle jaoks seda kõige rohkem võetakse või kelle jaoks seda teenust teie käest ostetakse? No hetkel on enamasti tellitud just lastele, sest lapsed kaotavad kõige rohkem asju. Aga selles mõttes, et hakkame suunduma just reisivate inimeste poole, kes kaotavad enda asju lennujaamades reisil olles. Et hetkel olemegi kokkuvõttes Eesti ja Soome müünud üle 35 000 kleepsu ja nüüd just uuest aastast suundusimegi Soome. Kas minukleeps.ee või minukleeps võiks olla edukam projekt tänu ööjääga? Kindlasti, ta on juba praegu seda, sest võib-olla muidu oleks see Soome turg natuke aega võtnud ja kõik lisaideed, mida me oleme praegu genereerinud tänu sellele, et kuidas olla teistest parem, siis see on hästi intensiivseks muutunud. Teil on statistika olemas ka, kui palju asju on omaniku uuesti üles leidnud tänu minukleepsu kleepsudele? Hetkel on leitud 2 asja, on liivakasti ämber ja sall. Et need jõudsid ilusti omanikuni tagasi. Diana otsis kaua vastust küsimusele, kust leida usaldusväärne lapsehoidja. Nii sündiski keskkond, mis koondab lapsevanemad, lastehoidjad ja koduabilised. Idee on lihtne, et tuua kokku nii lapsehoidjad, koduabilised, koduõpetajad ja teha lapsevanema elu lihtsaks. Kuhu kohta nad kokku tuleb tuua siis? Eks ikka sinna suurte laia interneti. Praeguseks hetkeks on ta juba kokku koondanud üle 1500 lapsehoidja ja hetkel üritame teha just nii, et ka lapsevanemal oleks lihtne nüüd neid lapsehoidjaid õigeid leida. No, lapsevanema jaoks tema laps on kullatera ja igasugustesse kätesse ta loomulikult neid anda ei taha. Kuidas te plaanite seda asja lahendada, et hunt lambanahas selgeks saaks, kes on kes? See on kõige keerulisem küsimus. Üks asi on see, et me kavatseme tuua ID-kaardiga autentimised, siis on vähemalt inimesel ja isikut tõendav dokumenti juures. Teiseks me tahame luua korraliku tagasisidesüsteemi, et ka lapsehoidja ise otsib tõeliselt soovitajad ja kes on samuti ennast ID-kaardiga autentinud. Aga internetis, ma kordan, ei ole absoluutselt turvalisust. Mis selle süsteemi erinevus teiste sarnastega on? Seda, et Eestis sellist ei ole. Ja Euroopa Liidus ka väga paljudes riikides ei ole. Ameerikas on selliseid süsteeme umbes 20 tükki, aga nad on kõik suunatud USA turule. Ja see on täiesti veider, et Euroopa riikides, kus siiski on väga palju tööl käivaid vanemaid, puudub ja inimesed otsivad mööda foorumeid, ajalehekuulutusi, tuttavate kaudu ja tõesti, siis inimesed lähevad tänavale, krabavad esimesed, kuna muud nad ei leia. Mis kasu lastehoid.net on saanud ajujahi osalendust? Oi, ikka palju kasu. Me jälle teeme usinalt tööd. Võitlusvaim on tugev, mentor on väga hea, koolitused, et see motivatsioon on kindlasti üks asi, mis on väga positiivne. Ja eks me ikka loodame, et me saame ka mõned arendusrahad juurde kunagi kevadel. Mida kasutajad ütlevad? On nad rahul? Kasutajad alguses olid väga õnnelikud. Kui esimesena lahti läksime, siis kuu aega hiljem oli Pealtnägija lugu ja peale seda tulid täiesti võivõõrad inimesed poes juurde, issand, kui tore, et ära tegid. Aga nüüd, kus me oleme üle aasta või alla aasta natikene töötanud, hakkavad kasutajad nõudlikumaks muutuma. Mul tuleb iga nädal mitu kirja, kus küsitakse, et kas seda lisafunktsionaalsust ei saa teha. Samuti ka väga aktiivselt võetakse Facebookis, öeldakse kohe, kui kuskil on mingi väike viga, mida võiks teha. Meil on eraldi privaatne nurk lapsehoidjatega, kus me arutame, mis on nagu nendepoolsed probleemid, nii et väga-väga aktiivne suhtlus käib.